kui mina olin veel väikene mees, üks päris põlvepikkune poisikene, umbes siis 7., 8. või 9. klass, siis ma vaatasin tollaseid gümnasiste, eriti just abituriente, nad tundusid minu jaoks hiiglased. Mitte ainult kasvult, nad olid kõik vähemalt 2,15, isegi tüdrukud, aga nad olid suured, nad olid olemused täiskasvanud, põhimõtteliselt siia kooli lukustatud täiskasvanud inimesed, ühesõnaga samas pajas õpetajatega. Ja ma arutasin sõbraga, ma oletan Raunoga vist või kellegi, et tõenäoliselt paari aasta pärast oleme meie aga sellised suured inimesed. Ja nüüd, kui ma olen jõudnud 12. klassi lõpuni, minust saab kohe kooli vilistlane ja ma vaatan ennast ja oma klassikaaslasi, oma paralleelklassivendi õdesid, siis tundub midagi nagu valesti läinud. Me oleme ikka sama väikesed. Mitte ainult kasvus, jah, meil ei ole eriti pikkasid inimesi, vaid ka olemuses. No jah, meil paljudel on juba auto ja me julgeme seda kasutada, aga mõni endale habeme kasvatanud, aga noh, ega see meid ka vanemaks ei tee. Tundub, et me olemegi jäänud täielikult lapseks. Aga samas tuleb seda teise nurgalt vaadata. Selles ei ole ju mitte midagi halba. Vähe on neid inimesi, kes oskavad jääda lapseks ja oskavad jääda nooreks. Mis on noorte eelised täiskasvanud inimeste ees? Nad on alati optimistlikud, nad usuvad, et asjad lähevad paremini ja tihti on just nemad need, kes on unistused täide viivad. Nii et võib-olla on see meie lennu nägu. Öeldakse, et igal lennul ja aastakäigul on mingisugune nägu. Kui varem on ikka meie koolis olnud nii, et lõpetajate seas on umbes 50% tippsportlased, siis sel aastal meie seal selliseid eriti säravaid, Anna, ära sobi, Janik, eriti säravaid sporditähti ei olegi. Samas on meie seas väga loovaid inimesi, väga loovaid, seltsivaid. Ma usun, et meie aastakäigus tuleb, miks mitte teadlasi, õpetajaid, ka poliitikuid, äkki isegi uus Eesti president. Ja me oleme selles mõttes, kuigi me oleme 3 täiesti erinevat klassi, siis see minu arust meie 3 klassi puhul hästi ühtemoodi. Ja sellepärast tulebki tänada eeskätt vanemaid, aga siis ka õpetajad, et olete meis selle omapära ära näinud. Ei ole sundinud meid tegema tohutuid füüsilisi pingutusi või kes teeb mida ja olete lasknud meil esineda, meil oma asju korraldada ja peame teile ütlema sellest suure aitähi. Aitäh! See läheb edasi. Ja tundub, et me oleme sellised, ärge nüüd su solvanguna võtke, aga me oleme sellised aeglaselt arenejad või siis hiliselt arenejad, mis on iseenesest väga hea asi, sest kui sa nii kiiresti küpseks saad, siis sa lähed väga kiiresti ka mädanema. Nii et meil on arenguruumi küll ja samamoodi on ka meie selle aasta lennukingitus alles arenemisprotsessis. Meie koolidirektor palus või soovis, et meie koolil oleks oma tutvustab film. Filmi siis, mida me saaksimegi näidata enda reklaamina, kus on sees meie kooli kõik head, vigu me ei pane, kõik head ja oleme näidanud oma kooli ja saame seda igal pool kasutada. Kahjuks me ei saanud selle tegemisega veel päris hakkama, kuid me anname raha, et seda finantseerida ja kui me oskustega saame ka toetada ja ma annan selle üle meie kooli direktorile Külli Puhkivile. Ja siinkohal oleks kindlasti paslik, ma ei tea, kui kaua poisid viitsid seista, me peaksime tegelikult tänama kõiki enda klassi juhatajaid, kes on algusest peale olnud. Nii, Aidar, kui ma mööda lähen, 12 B-klass, teie alustasite Ene Tõnisega, siis teil oli Silvi Lugna, siis teil oli Kaarel Rundu. Kas keegi ei ütlemata? Heliert! Oh, aitäh neile 4 õpetajale! C-klass alustasid Maja Roodiga, siis oli Saale Ariane Kreegi siis nüüd, jah. Ja lühidalt Mailar Raht ja päris pika aega on olnud Mai Sutrop. Suur aitäh! Ja nüüd 12 A-klass. Me alustasime tegelikult Utteriga, Utteriga, kuna meie tollane klassijuhataja oli Põlve või Varbalu Murruga kodus mitu kuud, siis meil oli õpetaja Katski, õpetaja Johanson, õpetaja Laasma, õpetaja Kraht, siis õpetaja Jõgev, kes meil on väga pikka aega ja sakslastest Christopher Hööbel, Xenia von Hammerstein ja nüüd Johan Hübrikfeld. Aitäh! Ja
kuigi see on meie lennu tänukõne, siis ma ei saa, andke andeks, ma ei saa minna mööda sellest, et tänada just 12 A-klassi poolt loomulikult saksakeelset osakonda. Vielen Dank, Deutsche Abteilung. Ich denke, man kann diese Zusammenarbeit nicht viel besser machen. Ich denke, es war ziemlich optimal. Wir waren wirklich dankbar, dass Sie uns immer geholfen haben. Und etwas jetzt zu Herrn Hümlichfeld natürlich. Egal, was ich irgendwann gesagt habe, wie ich verhalten habe, ob ich Witze über deutsche Fußballmannschaft gemacht habe, dass sie auf 1200. Platz im Schachverein sind. Sie sind immer meinen Held. Der Lehrer. Meil on siin koolis väga tore aeg ja me oleme kõik väga õnnelikud ja mis jääb meie võibolla öelda, et meie lennu sellised mõttekäigud, mis on meie kooli lauluski olemas, õppida ei ole kunagi hiljam, isegi mitte vahetunnis, isegi mitte peale kooli. Ja loomulikult teine mõttekäik, mis meil puhul minu arust kõik paika peab, et noorus ei kao kunagi kuskile. Noorus on alati olnud, noorus jääb ja noorus on ka tulevikus. Ja see on ka meie laulu sõnum. Äratame uuesti üles ühe vana traditsiooni, mis on vahepeal kaduma läinud, et lõpetamisel esinevad oma lõpetajad või siis meeste ansambel. Ütleme siis noormeeste ansambel ja see laul räägib siis noorusest ja mis kõigest heast, mis alles jääb.